Alates sellest nädalast hakkan kõigile lugemissõpradele postitama erinevaid lugemissoovituste nimekirju. Ja need nimekirjad on koostatud erinevate oma ala spetsialistide poolt, kas siis raamatukogutöötajad või kirjanikud. Ja juhul, kui sa veel ei ole lugemissõber, siis praegu ongi just kõige õigem aeg hakata lugemist katsetama. Kodus istudes, igavledes, miks mitte võtta kätte raamat. Ja kui sa ei tea, millist raamatut võtta, siis vaata samuti läbi see top ja kindlasti leiad siit midagi põnevat ja kõigist järgmistest toppidest, millega võiks siis hakata alustada oma lugemiskarjääri ja võib-olla isegi õppida lugemist armastama. Selle nädalase topi on koostanud Rahvusraamatukogu infospetsialist Sirje Lusmägi. Ja esimene top, mille ma praegu postitan, on mõeldud vanuserühmale 7–12. Vanematele noortele tuleb eraldi video, nii et teie peate veel natukene kannatama. Nii, avame selle listi. Need raamatud ei ole siin listis paremusjärjestuses, vaid on täiesti suvalises järjestuses. Nii et kõik need 16 raamatut, mis siin nimekirjas on kõik väga head ja kõiki neid võib julgelt kätte võtta ja lugema hakata. Nii, esimene soovitus on Emil ja salapolitseinikud. Teine soovitus on Veel üks Lotte. Veel üks Lotte on saadav ka e-raamatuna. Ehk e-raamatukogu Ellu keskkonnas on võimalik Veel üks Lottet täiesti laenutada ilma raamatukokku minemata. Nii et kui sul ei ole võimalik kuidagi kas saata ema-isa raamatukokku, siis ava see lehekülg ja siit saad rahuliku meelega Veel üht Lottet lugeda. Aga jätkame nimekirjaga. Edasi on Eesti rahva ennemuistsad jutud. Neljandaks, loomad, linnud, putukad, Eesti looma muinasjutte. Viiendaks, Minu pere ja muud loomad. Minu pere ja muud loomad on ka üks minu suuri lemmikuid olnud lapsepõlves ja mitte ainult lapsepõlves, vaid ka siiamaani on ta üks mu lemmikraamatuid. Nii et seda julgen ma kindlasti ka ise täiesti soovitada. Ja selle raamatuga on ka hea lugu samamoodi see, et ka see on saadaval e-raamatukogus Ellu. Nii et kõigile, kes armastavad loodust ja loomi, kindlasti soovitan Gerald Torelli ja just esimeseks raamatut Minu pere ja muud loomad. Tal on olnud väga-väga palju teisi raamatuid, mis on ka väga-väga head, aga alustuseks vast sobib Minu pere ja muud loomad kõige paremini. Järgmiseks Väike lord Fauntleroy. Seejärel Salaaed. 8. ja 9. on juba Raske kahurvägi. Astrid Lindgleri Pullerby lapsed ja Pipi Pikksukk. Kindlasti oled Astrid Lindgleri nime juba kuulnud, väga-väga kuulus Rootsi lastekirjanik ja on tal ka oma side Eestiga. Nimelt Astrid Lindgleri raamatuid, ka sedasama Pullerby lapsed või siis Pipi Pikksukk on illustreerinud ehk siis pildid sinna joonistanud Ilon Vikland. Ja Ilon Vikland, kes on sünninime järge Maire Ilon Pääbo, sündis Tartus ja on Eestist pärit. Nii et Astrid Lindgren ja tema raamatutel on tugev side ka Eestimaaga. Minu kindlasti ühed lemmikud on need raamatud samamoodi, nii et kindlasti soovitan neid kahte kui ka kõiki Lindgreni teisi raamatuid lugeda ja mitte ainult pilte vaadata, kuigi pildid on ka Ilon Viklandi poolt joonistatud hästi-hästi toredad. Järgmiseks Karupoeg Puhh. Seejärel Cipollino seiklused. Siis ka Viplala lood ja Poku raamat. Poku raamat on siis meie enda armsa Edgar Valteri tehtud raamat. Ta on nii ise pildid joonistanud kui ka lood kirjutanud ja võib-olla oled kuulnud ka, et pokud on oma riigi saanud nii-öelda Eestis. Ehk siis meil on oma Pokumaa, kuhu sa saad minna ka suvel, kui võib-olla need liikumispiirangud on lõpetatud, pokkudega lähemat tutvust tegema. Sellised vahvad tegelased, et enne kui lähed siis Pokumaad külastama
võib-olla loed läbi raamatu ja on huvitavam seal Pokumaal ringi tuurata. Järgmiseks on sõjakrives on välja kaevatud. Seejärel noalaev Ark ja lõpetuseks kilplased. Kilplased on jälle üks minu suuri lemmikuid juba lapsepõlvest ja ka praegu ja eriti just tänu selle illustraatorile Priit Pärnale, kes on võrratud pildid sinna joonistanud. Ja kui sa ei soovi kilplasi millegipärast lugeda, oled liiga laisk, siis suurepärane võimalus on kilplaseid, näitan ka korra raamatu kaant, selline näeb ta raamatuna välja nendele, kes tahavad raamatut lugema hakata. Siin näed ka need juba Priit Pärna suurepäraseid tegelasi. Aga jah, kui oled laisk ja ei viitsi lugeda, siis kilplastega on see hea lugu, et nad on YouTube'is täiesti saadavad multifilmina, samade Priit Pärna joonistatud tegelastega. Siuke kaunis, sürrealistlik, äge pildikeel on sellel multifilmil. Ja väga mõnus ka muusikataust. Ja kui sul ei ole toivu vaadata multifilmi, siis võib kilplasi ka YouTube'i kaudu kuulata. Nimelt on terve kilplaste kanal, kuhu on sisse loetud erinevad kilplaste juhtumiste lood. Näiteks nagu see lugu, mis on esimene lugu. Kuidas kilplased rumalaks hakkasid. Enne muiste elas kaugel Kalkunimaal rahvas, keda kilplasteks kutsuti. Nii et loodan, et kõik leidsid endale siit nimekirjast nüüd midagi põnevat. Ärge muretsege, kui teile ei jäänud siit videoklipist kõik meelde, te ei pea hakkama edasi-tagasi kerima. Panen postituse alla kirja kõik need raamatunimed uuesti ja samamoodi panen kõik need samad lingid ka, mida ma selles videoklipis kasutasin. Nii et head lugemist ja järgmiste nädalate jooksul järgmised soovitused siis 7–12 aastastele. Järgmine video juba vanematele, nii et kohe paari minuti pärast, kes on vanemad lugemissõbrad, olge uuesti siin meie lehel ja saate näha järgmist nimekirja, mis on mõeldud just teile.